publiku hulgas väga menukad olnud. Siia võib ühe tausta veel lisada, et mind on vaevanud juba palju aastaid, ma arvan, et võib-olla kuskil 94. aastast alates, kui ma hakkasin muusikaarvustusi kirjutama. Küsimus, et miks ikkagi müradele ja tonaalsuseta helidega opereerimisele suunatud muusikat esitatakse nii sageli akadeemilises võtmes nende pillidega, mis on kujunenud välja tonaalse muusika esitamise käigus. Sest kõik klassikaline orkestri instrumentaarium on ju mõeldud selleks, et need pillid kõlaksid võimalikult hästi ja täpselt kokku. Et nad häälestuksid omavahel hästi, et nende tämbrid sobiksid ja kogu see areng, kogu see evolutsioon on toimunud ikkagi klaveri, ütleme siis nii, et 12 tooni helistikus või helides. Nii nagu me võtame klaveri ette, paneme käed klahvidele ja saame selle helirea, diatoonilise helirea sealt. See ei tööta mürade puhul, sellepärast, et need pillid ei ole üldse, kuna nad ei ole evolutsioneerunud mürade esitamiseks, siis nende pillide tämbrid ja iseloomud on, see on minu hinnang, aga mulle tundub nii, et nad on jõuetud sellise muusika esitamiseks, ka uute võimaluste leidmiseks ja tegelikult nad ei tekitagi väga paljusid kõlakorrastatusi, mida müramuusikas oleks nagu vaja läbi mängida. Selleks on vaja lihtsalt teistsuguseid pille. Ma ei näe mitte mingit põhjust esitada akadeemilistel instrumentidel sellist muusikat. Lõhkuda klaverit? Klaveri lõhkumine on midagi muud. See avab klaveris uusi võimalusi. Aga see ei ole nüüd see ei ole point, see on lihtsalt ühest instrumendist jällegi olemasolevast instrumendist väljuvad helid. Aga vaja on instrumente, mis oleksid uued, teistsugused. Ütleme siis tegevuskunstide osakonnas toimuvas on näha, on võimalik liikuda ka teist teed pidi, just nimelt sellist teed pidi, et alustadagi mehaanilisest. Ja elektroonilisse osasse kanduda üle alles siis, kui see mehaaniline vajab mingisugust väljatoomist, esitamist, kui heli on liiga vaikne või kui heli iseloomu saab paremini välja tuua siis, kui me laseme ta nüüd juba läbi helikaardi ja arvuti ja anname talle siis juba sellise konventsionaalsema kuju läbi selle, aga just see algne impulss on ikkagi see seadeldis, mis teeb midagi, mis pannakse kokku ja mis on täiesti ainukordne pill, mis sünnib täpselt nii, et see inimene, kes selle pilliga mängima hakkab, see ka loob selle pilli. Tegevuskunstid, et mis on suhe klassikalise performance'i kunsti, teatriga, mis meil kuskil vahepeal? Kui pikka aega on seda performance'it ja teatrit vastandatud, siis tegelikult hakkab maailmas üsna palju üksteise rüppe tagasi jõudma uuesti, et sellist vastandamist enam ei ole. Ja ega meil ka mingisugused vastandamisi ei ole, et kuna ta on erinevate kunstižanride süntees, mille peale me üles ehitame oma õppeprotsessi, siis täpselt, mida meil kuskilt vaja on, selle me sealt täpselt võtame ja kuskil tõenäoliselt, kus on mingisugused kattuvused erinevate žanride vahel, kuskil sinna me ennast sätime. See vastandumine tundub üldse vist kuidagi järjest enam ja enam ära langevat. Sest et vastandumine, muidugi ta moodustub alati, kui keegi loob midagi uut, siis see ikka puhtformaalselt vastandub eelnevale, aga see küsimus, see vastandumise olulisus, mulle tundub, et ma kohtan järjest vähem ja vähem seda, et see üldse kellelegi korda läheks. Aga ma usun, et üldse see kursus, milles ma õpin, et seal on üldse kuidagi, minuga koos on ka Raido Mägi, kelle taust on ka pigem etenduskunsti pealt, et meie kindlasti pigem loodame, et see õppesuund kuidagi ei vihka teatrit. Et pigem ta võiks saada sõbralikult läbi ja proovida ka nendes majades, kus teatrit tehakse ka siseneda sellise uus külg ees minekuga. Et mina pigem loodan sellest tulevikuga rohkem koostöövõimalusi ja kuidagi, et toimuks see networking. Et võib-olla vahe ongi, et vist selles magistratuuris on rohkem kui kunagi varem inimesi, kelle taust ei ole kujutav kunst, mis vist ka Eesti tegevuskunsti puhul seni on valdav, et inimene on õppinud maali, skulptuuri, graafikat ja hakanud tegema performance'id mõni hetk. Jah, see taust tegelikult ei ole oluline praegu küll, et magistratuuris ta toimib, see tegevuskunstide eriala,
et see on lihtsalt läinud niimoodi jah, et tantsutaustaga inimesi on hakanud tulema, et noh, loomulikult on hea, kui tal on mingisugune lavalise esinemise kogemus, olgu ta siis teatris, tantsus, võitluskunstides, tsirkuses, et tal on mingisuguse kehalise väljenduse oskus olemas, aga noh, samas ütleme, siin õppimine ei eelda tegelikult mingisuguseid treenitud oskuseid, et see võib tulla ükskõik mis erialalt, kui tal on huvi, kui tal on mingisugune näha, et tal on mingisugune selge huvitav vaatepunkt sellele nähtusele, siis jah, see taust ei oma väga suurt tähtsust tegelikult. Ja noh, siis kui oli veel see interdistsiplinaarsete kunstide osakond, et seal näiteks lõpuks õppis ökoloogia taustaga, juristi taustaga tudengeid, et ja kellelegi neist ei saanud see isegi selle akadeemilise kunstihariduse puudumine mitte mingisuguseks takistuseks. Aga mis õppemeetodid muidu kasutate, et on workshopid, on koos helilooja tehnoloogidega? Üldiselt me üritame teha nii palju kui võimalik, et kursuseid viiks läbi 2 õppejõudu, kellel on siis kes siiski, me enamasti ikkagi mingisugune ühine pind või niisugune haakumine on, aga me teeme hästi palju Andrusega koos, siis Taavet Jansen tegi Andrus Aaslaiuga, kes on tegelikult ju tipi ja ütleme, jah, tehnilise taustaga puhtalt. Ja insener. Insener, just. Elektroonikainsener. Ja see on kuidagi see kahe inimese energia panustamine sellesse kursusesse on efektiivsem ennast tõestanud. Metoodika, mida Eerik väga sageli rõhutab, ongi see, et selle asemel, et lõputult mõelda oma idee kallal, tuleb võtta materjal ja lihtsalt minna kättpidi selle asja juurde ja hakata seda tegema. Ja siis muutub su idee kohe, sest et väga sageli on võimalik kaotada oma või ühesõnaga jääda ekslema oma lõpututesse headesse ideedesse, ilma et midagi oleks valmis tehtud, sest et niipea kui sa puutud kokku mingi materjaliga, siis see materjal hakkab sulle avaldama vastutoimet. Ja väga paljuski saad sa alles siis aru, mida sa võiksid teha, kui see materjal on sulle oma vastutoime avaldanud, kui sa saad aru, kuidas ta käitub, kuidas teda tuleks vormida, kuidas teda tuleks väänata, mis puhul ta katki läheb, mis puhul ta mingit heli tegema hakkab, kuidas ta välja näeb, kui sa teda lõhud või kui sa teda painutad kuidagi. Et ikkagi selles mõttes jah, back to roots, juurte juurde otsesesse füüsilisse kontakti kõigepealt. Sest et näiteks võttes need pillid, mida me oleme ehitanud, seda ei ole võimalik istuda ja ajurünnakuga välja mõelda, missugust heli hakkab tekitama mingisuguste materjalide koostöö. Sa pead need materjalid võtma kätte ja hakkama seda heli tekitama selge ja sellele kasvab peale siis hilisem kompositsioon ja ka noteering kasvab pillidele. Aga alguseks on ikkagi jah, puhas füüsika. Samas on ju kestvusperformance'ite workshopid, kus inimesed on siinsamas Polumeris ühte galerisse suletud nädalaks ajaks. Mis tunduvad hoopis teise backgroundiga olevat. Jah, need kestvusperformance on hoopis selline omalaadne nähtus tegelikult performance'i kunsti. Ta pahatihti ei ole isegi publikule üldse nagu huvitav vaadata. Võib öelda küll, et see enda keskne praktika tegelikult, et see, mida kunstnik nagu teada saab, selle tulemus, et mingit tegevust sooritab väga pika aja jooksul. Aga need on selles protsessis hästi olulised tegelikult läbi teha see, õppida ennast tundma ja kompida mingisugused piire. Aga see on õppimine läbi füüsilise kogemuse. Sellest jah, tõenäoliselt Tanel Saar on sellest pädev rääkima, et tema nagu ise osalenud sellistes ülipikkades, isegi kuni 2-nädalastes kestvusperformance'ites. Ta on neid kursuseid läbi viinud, et sellepärast saigi tema kaasatud, et tal on see pädevus selles asjas olemas. Või jah, ma kujutan ette, mis tunne see võib olla ja ma nõustun Eerikuga, et see publikule ei tundu kuigi huvitav. Ma olen kõrvalt näinud. Ma kujutan ette, kui see on linnaruumis oletame selline boksis, kus kõik lihtsalt kõnnivad mööda ja sa näed, et see tüüp on ikka seal ja ikka seal ja ikka seal, siis võib-olla mul hakkab huvi tekkima, kauaks ta sinna jääb. Kestuse nägemine peab olema selline ka, et mul on selleks aega. Aga ma eeldan, et kestusperfoka jaoks ei ole kestuspublikut, kes ka 72 tundi seal istub. Kõik, kes siin tehases tegutsevad, siis olid vist võib-olla selline pisteline publik. Ja no seda küll, see on kas nad nägid ka rohkem kui seda kulminatsiooni? Aga ma kujutan ette, vaimse valmisoleku mõttes oli see nende kindlasti oluline. Aga muidugi selge on see, et seda sorti asjad ei ole nüüd, ütleme,
meie selle õppesuuna juures kuigi peamised. Nad on ikkagi täiendavad. Peamine on siiski tehnoloogia? Jah, kindlasti. No siis hetkeks meil tekkis ka bakalaureuse õppe, kus siis oli lootust, et saab tudengitega tegeleda pikema aja jooksul. Ja siis alguses oli tõesti selle tulemusena saad tegelikult saada teada, kes on kes. Ikkagi, sest oli tüübid, kes hakkasid vaikselt ära hiilima, peitu pugema kuskil nurga taha, läksid luuslanki lööma, olid tüübid, kes tõesti terve selle pika aja nagu väga intensiivselt panustasid kogu oma jõu ja energia sellesse tegevusse ja see on küll paratamatu, et kunstnikul peab olema mingi teatud tüüpi sisu, mingi suutlikkus keskenduda ja fokusseeruda ka asjadele, mis on rasked või ebamugavad. Et selle juures ei tohi nagu pea katki minna. Et pea peab siiski säilitama analüüsivõime ja suutlikkuse hinnata ja nagu ka seda saada aru, kuidas see väljapoole mõjub. Ega kunstnikuks olemine nõuab ikka üsna tõsist nagu mõtlemissuutlikkust ka ja samal ajal sellist just nimelt mingisugust teatud vastupidavat psüühikat. Et see vähemalt ütleme nii, et selle osakonna põhjal siin me küll ei manifesteeri sellist tundlikku ja kergesti purunevat kunstnikku. Et see on üks romantiline müüt ja ma arvan, et kaasaegses kultuuriruumis ei ole sellega enam väga palju peale hakata. Eks see lähtub ka sellest, et meie hulgas ei ole selliseid kristallseid õrnhingi, et kes siia tegevusse on kaasatud õppejõududena, et ikkagi on jalad, 2 jalga on maas ja tööris seisab käes ja et sellest ka see lähenemine tudengitele. Millal on jälle võimalik astuda magistratuuri? No sellel suvel. Täpselt kuupäeva ma ei oska öelda, kui vaadata Kunstiakadeemia kodulehekülje pealt, siis seal on sisseastumisvestluste ajad kenasti varsti ilmumas, ma loodan. Nõutakse magistritöö sellist ideed, varasemate tööde ülevaadet, portfooliot ning toimub vestlus tudengikandidaadiga. Ma mainida, et see, millest Eerik ja Andrus räägivad sellest materjalidega ja madaltehnoloogiaga töötamises või mitte madal, vaid analoogtehnoloogiaga töötamisest on nagu Eesti tehnoloogilises kunstiskenes on üks osa. Et selles mõttes tegelikult see ei ole prevaleeriv. Selles mõttes, et seal on ka teistsugused osa, näiteks meie töötame ka tehnoloogilise teatega põhimõtteliselt kogu see jutuga ma olen täiesti nõus, aga need kunstilised väljundid ei ole tihti, ei ole mitte midagi pistmist nagu sellega, mida räägib Eerik ja Andrus. Mind isiklikult või meid huvitab võib-olla rohkem see performatiivne tehnoloogia. Et ilma, et isegi niimoodi, et ta töötab ise ja missugust, mis nagu energia, mis informatsiooniga on ta laetud ja kuidas teda vaadata ilma, et inimest üldse vaja oleks. Mul meeldib mõelda, et mitte igal, aga väga paljudel tehnoloogilistel gadgetitel on olemas mingi gadget? Vidin. Seade? Äkki seadeldis. On olemas mingisugune mingi sisemine energia, mida õigesse konteksti pannes on võimalik sealt kätte saada. Näiteks ma leian, et hõõglampi pirn sisaldab kohutavalt palju energiat. Me töötame väga palju hõõglampidega just nimelt selle pärast. Säästupirnid või need tavalised? Tavaline hõõglamp, mitte säästupirn. Säästupirn ei sisalda, see on rohkem ta on elajalik leiutis minu arust pigem. Ta on üks ebaõnnestunumaid seadeldisi, mis viimasel ajal välja mõeldud on. See on täielik läbikukkumine. Aga ta on näiteks hõõglamp, minu arust on laetud väga suure, romantilise väärtusega, sest tal on mingisugune romantiline kapatsiteet, mida säästupirnil ei ole. Ja samamoodi on selle CRT, mis on kineskoobiga, arvutimonitoriga, sest minule isiklikult see arvutimonitor sümboliseerib, akent maailma. Ta sümboliseerib midagi, mis on sealt oli minu esimene Norton Commanderiga netist alla tõmmatud pilt. Ja seal on see seostub mingite selliste asjadega, mille see kvaliteet oli nii halb, et sellepärast meil on põhimõtteliselt, me oleme prillipapad kõik, nende monitoride jõllitamise pärast. Ja
ja praegust on niimoodi, et neid, ma tegin ühe Vongraali etendusele ühe selle videoinstallatsiooni, kus oli 25 sellist monitori. Teeme koos selle ja seal oli niimoodi, et kuidas neid saada, nende saamine on niimoodi, et sealt kohast, kust ma siis nad sain, ma ütlesin, kuule, mul on vaja 30. Tüüp ütles, aha, okei, tule homme. Lähen helistan ette, et me lõhkusime ära nad, et tule homme, tule järgmine päev. Siis lähen üks päev hiljem, neil on jälle veoauto täis, neid monitore. Et selles mõttes praegust, et nagu minu jaoks, et see kuidagi tundub, et kuna see minu jaoks on nii sümboliselt nii tähtis asi, praegust on ta rämps, mis läheb põhimõtteliselt rekkadega kogu aeg lihtsalt algosakesteks. Ühesõnaga, ma arvan, et nendele inimestele, kes niisuguse kunstiga ja niisuguse teatriga tegelevad, on tehnoloogilised mustrid iseenesest mõjuvad ja esteetilised. Ühesõnaga, see on oskus näha mingisugust ilu, esteetikat ja ka võib-olla liikumisrütmi, midagi, mis meid mõjutab kõige lihtsamates tehnoloogilistes protsessides, kõige lihtsamates tehnoloogilistes seadmetes. Me ikkagi ei vaata tehnoloogiat nagu teedrit. See ei ole see, et see on mingisugune abivahend, mille abil me siis saavutame tulemuse, mis meile läheb korda, vaid see tehnoloogiline protsess või see seadeldis ise on nagu koostööpartner. Ka siis, kui see on mingi lihtne seadeldis või lihtne asi, ikkagi see tunnetus on nähtavasti, võib-olla mõnes mõttes siis natuke teistsugune. Me ei suhtu tehnoloogiasse päris utilitaarselt. Meid huvitab see, mis sealt tehnoloogiast välja kasvab. Ja tehnoloogiline teater, nii nagu me seda tegelikult tänapäeval paljud teeme, kes me sellega tegeleme, põhinebki sellel loogikal, et need varem alati lava taga olnud jõud on toodud esile. See, kuidas mingi objekt käitub, kuidas mingi valgusti käitub, kuidas missugust häält mingi masin liikumises teeb, me toome selle nähtavale, sest see on ilus. Nagu ma aru saan, inimesed, kes tegelevad tehnoloogilise teatri, tehnoloogilise kunstiga, et nad põhimõtteliselt austavad ja imetlevad tehnikat. Ütleme nii, et kuna inimkond on nii kaua, kui ta teadliku inimkonnana eksisteerinud on kogu aeg mänginud mustritega. Mustritega mängimine on meile lihtsalt nii sügavale sisse kirjutatud, et me kuidagi teistmoodi ei saagi olla. Juba Kalju joonise peal oli selge, et inimene mängis mustriga. Siis meie jaoks need mustrid räägivad. Kindlasti me ei imetle ega austa tehnoloogiat, seda sorti lähenemine kuulub ka nagu võib-olla ühte mingisugusesse teise perioodi. Mõnikord imetlen ka ikka, et suur äge kopp kaevab auku, ma ikka imetlen. See rääks ikka ilust palju. No jah, muidugi, see on ikkagi, see on arusaadav mõiste. Üks osa veel on nagu sellest, on see misbehaving, nagu valesti käitumise viga, error, mis tekib, või meie kasutame seda nagu oma töös palju, seda viga, mida ta teeb, et sellepärast, et kui eksimine on inimlik, et kas siis, kui tehnoloogia hakkab eksima, kas ta siis käitub inimlikult. Ja minu väidan, et jah, et hakkab. Et seal näiteks, kui Raekoja platsil oli duett ekskavaatori ja mehe, see ekskavaator teeb midagi muud, kui ta kaevab auku, siis saab sellest koreograafia. Kui on näinud üks mootor, millal oli mingi lihtsalt natukene off-balance, see oli üks mootor, mis siis siputas liiva sees, kuni patakad tühjaks said ja see on üks traagilisemad performance, mis kunagi näinud olen. See oli väga nukker vaatamine. Nagu kala oleks kuival. Jah, nagu kala oleks kuival. Teeb, aga see patakas tühjaks, ei saa lihtsalt elektrit ja siis lõpuks sureb. Ma ütleks, et see on ikkagi imetlus ja austus. Et nagu siin kõlas läbi, et tehnoloogiat ei peaks võtma ainult mingisuguse teenijana. Et kui mul läheb, ma ei tea, mingi tehniline asi rikki, siis ma lihtsalt vihastan, et ma ei imetle seda, et see on nagu huvitav. Mina küll imetlen. iPhone'i ekraan läheb katki palju ägedam, kui ta enne oli. Näeb välja. Mul läks ka telefoni ekraan katki ja siis ma vaatasin, et see on nagu tuletas meelde mingisugused suhteliselt moodsad graafilise disaini elemente, seda küll. Aga see viha selle üle, et ma ei saanud enam helistada, kaalus selle imetluse kindlasti üle. Loomulikult me imetleme tehnoloogiat, aga me ei kaldu nagu mehafiiliasse. Et nagu see mõttes, et see distants on ikkagi olemas, et nagu see ei ole jumaldamine. Aga samas on see, et ma arvan, see emotsionaalne suhtumine on küll, nagu inimesed suhtuvad oma gadget vidinatesse ju väga emotsionaalselt. Ma mõtlen, ma võin imetleda koppa, samal ajal võin põlata oma iPhone'is, kasutan ja põlgan. Üks mu tuttav, kes seda programmeerijana ütles, et selle hetkel läheb inimese suhe tehnikaga paigast ära, kui ta kasutab selle kohta sõna ta.
et siis näitab seda, et see inimene ei kontrolli seda üldse. Et osasõna tema. Väga palju on väidetud, et ütleme siin see kohaliku rahvakillu eneseteadvuse ja looduse ja ümbruse tajumine on see, et me isiksustame peaaegu kõike. See ei ole mitte ainult meie, vaid see on paljudes kohtades, et inimene ikkagi just nimelt loob selle taasuhte väga, et see on väga loomulik ja väga normaalne, et taasuhe luuakse ka elutute objektidega. Et pigem on selle mitteloomine võib-olla ebanormaalne. Ühe korra tõsiselt läks vastu taevast üks etendus ja siis pärast seda ma olen hakanudki mõtlema selle peale, et see error ehk viga tuleks siis tõenäoliselt ikkagi teenistusse rakendada, seda väljendit me ka ei taha kasutada, sest et me ei taha, et tehnoloogia meid teeniks, aga see erroriga tuleb kuidagi selle errori nagu karakterit või hingeelu tuleb õppida tundma ja siis saab tast tegelikult väga vajalik partner selles tehnoloogilises kunstis, et see kõlab selline udujutuna, aga tundub, et see errorit ei tohi nagu alati käsitleda nii, et nagu tõesti asi on nüüd tuksis, nüüd on kõik läbi, nüüd on lõpp, vaid et see tõesti, masin muutub inimlikumaks tänu sellele. Seekordne Kultuuritehase saade oli tehnoloogilisest teatrist ning Eesti Kunstiakadeemia tegevuskunstide õppetoolist, mis sellega tegeleb.